Tere, olen Meelis. Täna tutvustan teile Haimeri 2023 mudeliaasta BMLi 780. Täisintegreeritud auto, mis on toodetud Mercedese baasile. Hästi suure garaažiga, mahutavust on siin tõesti piisavalt. Kõrgust on peaaegu 1,30 m sees, ukselaius on 1,18 m, kandevõime 350 kilo standardis, meil on tavaliselt tehasest võetud raami tugevdusega, mis tähendab veel 450 kilo, võib garaaži panna raskust, välituš, selline asi on juba garaaži standardis. Auto on ehitatud Haimeri spetsiaalpõhja peale, mis on topeltpõhi, topelt teistsugune raam, taga on torsoonvedrustus, siin on läbiv panipaik kahe põranda vahel ja sellel on hea omadus, tean, on ise kasutanud selline hea lisavarustus siin olemas, mis on üks suur pikk sahtel, mida saab tõmmata ühele poole ja teisele poole läbi. Hästi mugavaks teeb selle asja. Nüüd kui siia sisse minna, uks, lai, muidugi sääse võrguga, ele puitmööbel, mis on väga ilus. Meile tellitud mudelitel me oleme kasutanud heledat mööblit, tumedat nahka, annab sellise hubasema tunde. Ehitud on, nagu ma ütlesin, uue Mercedes Sprinteri baasil, millel on siis kõik juhiabid, suur M-buks, navigatsiooniseade. Sama asi, mida ma olen kogu aeg rõhutanud, kui vaadata originaalarmatuuri ehk siis alusautotootja, siin hetkel on Mercedes Sprinter, kuidas on see üleminek, kuidas see materjal on ta selline pehme, on ta selline kummine, on ta selline lihtsalt kummise plastmass. See kõik näitab seda, kui hea seda autot on pärast hiljem kasutada. Siin on selline üks mõnus lisafunktsioon, tõmmata selline privacy kaardin, ehk väljapoolt ei näe nii kõrgele. Ees on allastav voodi, elektriline. Ülemisel voodil on ka oma katusaken, ehk tegelikult selline väga hea suur esivoodi. Nii suurematele kui väiksematele reisijatele. Siin on peatoed, peatugede kohad on siin, saab ära panna muul seismise ajal siia alla. Köögis on gaasiahi grillifunktsiooniga, Dometicu RM10 seeria külmkapp, mis siis avaneb tulla elutoa poolt, tulla köögi poolt. Siin kõrval on riidekapp, kus saab nüüd vaheriiulid ära võtta, on riputatute riietude jaoks kapp omaette eraldi. Teleka asukoht selles bussis on sellise huvitava koha peal, nagu siin tagaistujate selja tagant tuleb välja 32-tolline televiisor. See on standardis juba smart televiisor, ehk tänapäeva täiesti normaalne uus asi. Köögis kraanikauss, tugev köögitasapind, korralik materjal. Seest on ka selle koriandriga roostuvaba põhjaga, ehk ei ole selline õhuke plastmassis kraanikauss, vaid nagu peab olema luksuslikus asjas 3 põletiga pliita, mida juhitakse siit teemalt, ehk kui siin pliita peal midagi maha läheb, hästi mugav puhastada, see raam lihtsalt ära võtta, ei ole ühtegi nupuauku ega midagi. Panipaigad köögis samamoodi, kõik asjad on sahtlitega. Siin on prügikast veel sisse toodud. Tagumine pesuruumi osa on dušš-WC eraldi. Duširuumis on täiesti piisav ruum. Lähme nüüd siia sisse. Siin on täiesti ka normaalselt mõõtu meie jaoks väga toimetatav ruum olemas. Nüüd see uks, duširuumi uks, paljud on inimesed öelnud, et kus siin saab duši alla minna, kõik klaas paistab läbi. Tegelikult on selle jaoks WC uks, millest saab panna vaheukse. Tagavoodis on trepp ülesminekuks, korralikult pearuumi, ei ole vastu lage. Siin on nüüd selline Haimeril endal pisine, natukene huvitav funktsioon on see plaat. See plaat saab panna siin, kus mu jalad on, siia vahele ja tekitada nüüd täismõõdus pikivoodist suure 3 inimese, 4 inimese põiki risti magamiseks voodi. Aga selle jaoks peale on selline padi siia. Aga sellel laual on ka teine funktsioon olemas. Kui ta niipidi on siis selle laua voodi lisandiks, siis niipidi ta läheb see madratsite vahel ilusti, saab panna laua 2 pikki voodi vahele. Kapid mõlemil pool servas ja tagaseinas. WC
väga palju panipaikadega. Siin hästi on lahendatud see, et kõik asjad saab kummiga kinni panna. Me oleme need tellinud alati ka keraamilise WC-potiga ja noh, piisavalt näha nagu ruumiga uks kinni panna. Ei saa kurta, et siin ruumi väga vähe oleks. Selline nüüd oligi siis 2023 mudeliaasta Hymer BMW 780. Aitäh teile!